Kevad on suhteliselt kõige parem aeg toataimede tagasilõikamiseks. Ja üks kõige lihtsam toataimede tagasilõikus on draakonipuude ja tääkliiljate puhul. Neid tuleb tagasi lõigata tavaliselt siis, kui nad on kas väga välja veninud või siis teine võimalus nagu siin, et harud on juba liiga harali ning ta lihtsalt kipub kodus ette jääma. Kui nüüd valida seda, kust lõigata, siis tavaliselt inimestel tekib kiusatus võtta võimalikult vähe. Aga sellisel juhul jääb teile alla selline pikk roots. Ja arvestama peab sellega, et uued külgharud tavaliselt tulevad kuskilt siit lõikekoha juurest, nii et kui te lõikate siit vahetult lehekodariku alt, et siis tõenäoliselt on ta teil paari aasta pärast umbes täpselt sama suur. Ja nüüd nii pikkade varte puhul ma soovitaksin see vars lõigata umbes poole lühemaks. Et sellisel juhul jääb see alumine osa enam-vähem sirge ja siis lõikame selle siit maha just täpselt selle kõvera koha alt. Et siis me saame sellise suhteliselt väikese ja kompaktse taime. Lõikamisel võiks jälgida seda, et siis kääride lõiketerapoolne külg jääks alles jäänud oksa poole. Et selles suhtes, et toetustera alati natuke muljub lõikepinda ja siis lihtsalt, kui me lõikame sedapidi, saab kõige parema ja puhtama lõikepinna. Ja siis, kui me nüüd lõikame erinevaid oksi, siis kõige parem oleks jälgida seda, et need oksad, nende lõikepind oleks enam-vähem sama kõrge. Sellepärast, et taimedel on naljakas omadus kasvatada esmajärjekorras kõige kõrgemale küündivat oksa. Nii et kui te jätate ühe oksa teistest pikemaks, on suur tõenäosus, et taim hakkab kasvatama pigem seda ühte oksa, jättes teised madalamad harud nälga ning need võivad siis lõpptulemusena üldse kuivada. Ja kuidas siis käituda sellise nüüd natuke ära nüditud ja natuke õnnetu väljanägemisega draakonipuuga? Päris kindlasti peaks nüüd võrreldes eelnevaga selle draakonipuu kastmist veidi tagasi tõmbama. Aga samas ei tohi ka kindlasti seda mullapalli päris kuivaks jätta, sellepärast et siis võib lihtsalt taim hukka saada. Kuidas teha sellisest äralõigatud draakonipuu ladvast ilusad pistikud? Esimene töö oleks see, et peaks võtma siit lehti vähemalt poole vähemaks. Et vanemad lehed võib siit lihtsalt ära murda. Võimalikult ettevaatlikult, et väga seda tüve mitte vigastada. Ja kui siia latva jääb siis nüüd selline väike lehetutt, see tuleks nüüd ilusasti kokku tõmmata, võtta üks väike jupp nööri ja siit tipust lihtsalt ettevaatlikult kokku siduda. Loomulikult ei maksa seda väga kõvasti teha, et lihtsalt ettevaatlikult, et lehti mitte väga vigastada. Ja selline lehekodariku kokku sidumine on hea sellepärast, et siis taime pistikust on aurumine väiksem ja ta pühendab rohkem aega ja energiat oma juurte moodustamisele, mitte ei püüa hinges püsida. Ja siis, kui te olete saanud sellise pistiku, siis nüüd on kaks võimalust, kas panete ta niiskesse mulda või siis draakonipuudega on see hea võimalus, et te võite panna nad juurduma ka otse vette. Ja siis osavate kätega inimestel ei maksa ära visata ka selliseid draakonipuude lehti. Et kuna kevad on ukse ees ja rannahooaeg kohe tulekul, et siis sellest võib teha endale näiteks sellise rohtseeliku, millega on siis hea päiksemistel päevadel ringi käia.